Tere, minu nimi on Kersti. Olen maagilise reiki meister, tegelen energiatööga. Täna ma tahan sinuga rääkida sellisest asjast nagu kontroll. Kas sulle tundub, et kui kontroll kaob ära, et siis sinu maailm kukub kokku? Ma loodan, et selle video lõpuks sa saad aru, et tegelikult see ei ole üldse nii. Mina olen enda praktikas näinud, et mida vähem ma kontrollin, seda parem on tulemus. Ja vastupidi, mida rohkem ma üritan mingit situatsiooni või inimest kontrollida ehk suunata asju nii, nagu mina näen, et need peaksid välja kukkuma, siis seda, kuidas ma ütlen, vähem rahuldust pakkuvam see tulemus on. Kui ma lasen aga asjadel vabalt voolata, elul üle võtta see voog, siis asjad liiguvad väga sujuvalt, väga mõnusalt ja ma saan aru, et see tulemus tuleb enamjaolt isegi parem, kui ma ette suutsin kujutada. Kontrolli vabastamine on loomulikult niisugune keeruline mõnede inimeste jaoks, aga seda saab õppida just väikeste asjade käigus, praktiseerides väikestes situatsioonides elus. Igapäevaselt me kontrollime midagi, üritame kontrollida kellegi käitumist, mingit olukorda. Minu jaoks on kõige paremad õpetajad olnud minu lapsed. Kõige lihtsam viis ennast vabastada sellest kontrolli vajadusest on minu lapsed. Ehk kui mina annan neile mingisuguse ülesande, soovin, et tuba oleks korras, siis mingil ajal ma avastasin, et ma ei olnud rahul, sest ma üritasin nii kontrollida seda, et kuidas see tulemus peab tulema. Mulle ei meeldinud, et ma ei tea, mingid asjad kuskil ikkagi jäid vedelema. Ja siis mulle, ma mäletan, mu poeg ütles, et emme, et sa kontrollid meid. Asjad ju ei jää selle tõttu nagu tegemata. Me ei tee lihtsalt neid asju nii, nagu sina tahad. Ja siis ma saingi aru, et ahah, õige. Asjad ei olnudki nii, nagu mina tahtsin, aga kas sellel oligi lõpuks nii-öelda vahet, sest tõesti, asjad said ju tehtud. Ja sellest hetkest ma nii-öelda oma laste puhul vähendasin seda kontrolli nende situatsioonide üle, mida ma palusin neil teha. Ja mida ma hakkasin märkama, oli see, et esiteks, nad hakkasid tegema spontaanseid koristusi, mida ennem ei olnud. Ennem oli koristamine mingi sunniviisiline tegevus, mida tehti ka niimoodi väga pikka mööda ja aeglaselt ja tulemus oli alati selline, et kõigil olid karvad püsti. Ja nad nautisid seda. Nad võtsid olukorra, nad nautisid seda. Või selline näide. Samamoodi mu lastest. Nad soovisid oma tuba ümber tõsta. Ja minus hakkasid kohe tööle need, issand jumal, et mismoodi, kuidas, mille jaoks, ma ei näe seda nii-öelda vajadust. Kõik läheb valesti, nad tõstavad kõik ringi ja see jääb niimoodi, kes seda koristab ja mille jaoks ja mina ei näinud ühesõnaga sellel mingit mõtet. Ja siis ma mõtlesin, et nii, stopp. Unusta ära, mis juhtub, mis on kõige nii-öelda hullem asi, mis võib juhtuda. Tegelikult ju mitte midagi. Nad tõstavad selle toa ringi, nad lubasid, et nad koristavad selle kõik ilusti ise ära. Ja kui neile ei sobi see, siis selle saab ju ringi tõsta tagasi. Et tegelikult ei juhtu ju mitte midagi. Lasin neil rahulikult tõsta ümber oma toa, kõik sai ilusti tehtud. Ja me kõik jäime tulemusega rahule. Mina jäin rahule sellega, et ma suutsin ennast tagasi tõmmata,
ja lasta nendel teha seda, mida nemad tundsid, et nendel on vaja. Ja see toimis. Nemad olid rahul, mina olin rahul. Ja mingit kontrolli polnud vaja. Ehk siis palun hakka vaatama oma elus neid situatsioone või inimesi, keda sa tahad kontrollida. Kas see tegelikult on vajalik? Miks sa seda teed? Küsi enda käest, miks mul on vaja kontrollida näiteks kellegi inimese käitumist? Miks? Mis see sulle annab? Või mis annab see, kui sa astud tagasi ja ütled, et okei, ta teeb seda oma asja, las ta teeb, vaatame, mis tuleb. Lased lahti sellest kontrollist. Ja ma olen hakanud märkama, et mida vähem ma kontrollin, seda imelisem on kogu tulemus. Sest kui ma püüdsin mingit olukorda kontrollida, siis see lõpptulemus tuli selline, et ma mõtlesin, et okei, oot, see pole nagu üldse see, mida ma arvasin, et see võiks olla. Aga need hetked, kui ma lasen elul ennast kanda, mis ei tähenda, et ma ei tee otsuseid, ma teengi selle otsuse, lasta elul ennast kanda ja selle käigus reageerin või teen vastavad korrektuurid enda käitumises. Ja siis ma näen, et see tulemus on nii hea. See tulemus on parem, kui ma oskasin üldse ette kujutada. Lased vabaks. Lased vabaks selle, et sa tahad mingit tööd, aga sa täpselt ei tea, et kuidas see peaks sinuni tulema. Anna see universumile, ütle, et ma tahan võt sellist tööd, ma tahan ennast niimoodi tunda, mis on see, mida mina enda poolt pean tegema. Või suhetes. Tahan sellist suhet, sellist inimest enda kõrvale, tahan ennast tunda nii, et sa teed neid valikuid ja otsuseid lähtuvalt iseendast, mitte kellegi teise soovist või nägemusest, vaid sinu enda sisemisest tundest ja vajadusest. Sest mida rohkem me teeme otsuseid iseendast, seda lihtsam on, seda kergemini sa ennast tunned ja seda paremini hakkab elu sind kandma. Jah, võib-olla mingid situatsioonid ei lähe täpselt nii, nagu sa arvad, et nad lähevad. Aga võib-olla nad ei peagi niimoodi minema. Võib-olla elul sinu jaoks veel midagi paremat. Nii et proovi vabaks lasta kontroll. Sa arvad, et see võib olla hirmus, aga tegelikult see on imeline. Proovi vabastada kontroll, sund millelgi juhtuda. Mida rohkem sa sunnid, seda vähem see tuleb sinuni. Lase sellel lihtsalt voolata ja jõuda sinuni. Head katsetamist sulle ja näeme järgmistes videotes. Aitäh! Õnnistused!